Tere, mina olen Kellu ja mina olen sel aastal otsustanud, et ma proovin võimalikult palju piparkooke, mida poodides müüakse. Lihtsalt selleks, et avardada natukene oma maitsealast silmaringi, et mida veel on peale selle, mis ma olen harjunud sööma ja mida mina isiklikult armastan. Ja täna on mul Europagari rukkijahu piparkoogid marmelaadiga. Ja mulle eriti meeldis see just, et on rukkijahu ja marmelaad ja tundub selline väga äge siuke, tahaks proovida niisugune kooslus. Aga teeme lahti ja proovime. Oleks vaja siit natukene kääridega abistada. Võiks kiskuda ka, aga ma väga nagu ei taha. Okei. Sellises lihtsas plastikust pakendis aitab piparkooke arvatavasti hästi hoida. Vau, siin on nagu ikka täiega selline sulanud marmelaad ja see paistab siit igalt poolt nagu välja. Ma nagu tegelikult arvasin, et äkki ta on siukene pehme marmelaad seal sees, aga kohe proovime. Ta on, kui suhkur ära sulatada, siis tekib siuke natukene hapukas või tibekas selline maitse. Võt marmelaadil siin tekib selline efekt ja on niisugused krõbedad või natuke nagu kärssama läinud piparkoogid. Mõned armastavad neid ka. Aga muidu maitsevad rohkem nagu küpsised. Need ei ole vürtsised. On pigem sellised mahedama poolsed, mulle tundub praegu. Ikka natuke nagu piparkoogi maitset on ka. Ehk siis marmelaad jääb siia hammaste alla kinni, aga seda on tegelikult suhteliselt palju siin. Nii et natuke krõbedamad, vürtsised mitte väga kõvad, ohtra marmelaadiga piparkoogid. Need marmelaadiga ei ole siin kokku hoitud sellised. Ja mulle tundub üsna nagu huvitavat süüa. Nii, poodide kodulehed ma ei leidnud neid, ma tõmbasin Europagari enda saidi siia üles. Neid on võimalik süüa aprilli või selle veebruarikuuni, nii et nüüd ikka natukeseks ajaks jagub. Nii, aga koostis selles mõttes tüüpiline jälle jahu, suhkur, margariin, maitse, need siuksed asjad, eks ju. Aga ma vaatasin kohe, et ta on oluliselt rohkem kaloreid pakub, kui on mõned muud piparkoogid keskmiselt, 520 kalorit 100 grammi kohta. Rasva üle 20%, külastunud rasva PKD-ga, palju nendega peaks olema ettevaatlik. Siis süsivesikuid, suhkruid ka kõvasti rohkem, 78,2 grammi süsivesikuid ja suhkruid 41, ehk siis varsti juba pool sellest on suhkur, sellest koostisest. Nii et üsna nagu kõva magusa pomm tuleb siit. Nii, ja siis, aga tegelikult mulle hakkasid mingid asjad silma enne seda, kui ma üldse sain panna seda piparkooki suhu. Ja siin on sellised ained sees nagu karmiin, toiduvärv E120 ja kui ma lugesin, et see on putukatest tehtud, no see on veel okei, eks ju. Aga siin on päris palju nagu jamasid võib see enda kaasa tuua, näiteks hüperaktiivsete laste puhul see ei ole nagu eriti nagu hea, eks ju. Ja siis Ladina-Ameerikas kasutati vaipade värvimiseks, no okei. Et see võib tekitada allergilisi reaktsioone alates kergest nõgest tõvest kuni anafülaktilise šokini, ehk seal on kiirabi vaja, eks ju. Astmani, mingid muud asjad veel ja siis ma hakkasin muretsema. Siis edasi ma leidsin E160B, nii, ja näiteks siin on räägitud ka jälle, et tekitab ülitundlikkust ja nõgese löövet, eks ju. Ja siis ma jõudsin edasi, vaatasin, et kaaliumsorfaat, et nahaärritus jälle, põletustunded, löövedek, ehk siis
ma ju ei tea, et kui ma söön karbitäie seda ära, kas minu organism tekitab niisugust nagu reaktsiooni mulle siia ja siis ma hakkasin tegelikult muretsema, et peale selle, et tal on palju kaloreid, et ta on nagu niisugune suhkrupomm täielik. Et tal sellised ained on sees siis ma isegi enne seda kaamera käima panemist ma natuke muretsesin. Ma nagu väga kerge südamega neid piparkooke suhu tegelikult ei pannud. Ja ma mõtlen, et kuigi ta ei maksa väga palju, ta on kuskil mingisugune 2,20 on see karp. Ta on lihtne ja ta on selles mõttes huvitav, et ta on marmelaadiga, ta on siuke krõmpsakam, natuke siuke krõbadam kui tavaliselt, siis ma ei julge seda osta, ma ei julge seda süüa, kuna siin on niisugused asjad sees. Ma ei ole küll teadlane, ma ei ole ka toiduteadlane, aga kui ma leian Toidude Arengu lehelt ja mõnedest muudest kohtadest natuke sellist infot, siis minu järgmine samm on see, et ma hakkaks otsima, et kas nendel asjadel on tõepõhi all. Kui on, siis ma jätaks selle piparkoogikesed poodi. On minu selline mõte. Aga ei tasu meelt heita, sellepärast et ikkagi lihtsamaid ja organismile paremaid piparkooke olen ma ka leidnud. Nii et on veel toredaid piparkooke muusel, mis tegelikult tervisele nii hullusti ei tohiks mõjuda. Nii et varsti kohtume jälle uute põnevate maitsetega. Tšau!